Tere, mina olen Ronald Väli. Varasemalt olin Pärnu kogukonna juht 3D koguduses ja nüüd olen Pärnu Sool ja Valgus koguduse liige. Täna jätkame seeriaga ilmutuse raamatu saladused. Aga enne paar sõna ilmutuse raamatust endast. Kui ma olin teismeline, siis ilmutuse raamat oli üks selline raamat, mida mina ei saanud õhtuti lugeda, sest need nägemused, mis seal on igasugustest mitme sarve ja silmaga olenditest, need nuhtlused ja õudused, mis inimesi tabama peavad, olid hirmutavad, et see oli garanteeritud õuduslugude ja õudusunenägude materjal. Aga tegelikult ma mäletan, et kui meil koguduses sellest räägiti, siis rõhuti, et tegelikult on see lootusrikas raamat, sest see räägib lõplikust headuse võidust kurjuse üle. Ja kuigi headuse võit kurjuse üle on tegelikult juba sündinud Jeesuse ristisurma ja ülestõusmise läbi, on kurjuse jõududele endiselt jäetud voli tegutseda. Ja see lõplik kurjuse ringi sulgumine, kurjuse täielik hävitamine ei ole veel juhtunud. Paulus on öelnud Efesaste kirjas 6. peatükis, et meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimenduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Ehk siis võitlus käib vaimses sfääris. Nii et isegi kui me ei tunne, et me oleksime lõpuaegades, mida ilmutuse raamat kirjeldab, siis kurjad jõud tegutsevad ikkagi. Inimhingi on vaja päästa, tuua Jumala juurde, nii et selles mõttes see töö käib niikuinii, ükskõik millises faasis me oleme. Aga sellel on ka omad ohud. Loomulikult hoiatas ka Jeesus korduvalt valeprohvetite eest. Mida meie siis kristlastena peaksime silmas pidama? Kuidas näha kurjust, kuidas ära tunda tema esindajaid ja kuidas mitte sattuda olukorda, kus me tõelisi Jumala saadikuid ära ei tunne. Parim näide Piiblist on ristija Johannes ja Jeesus ise, keda usujuhid ja tollased valitsed ära ei tulnud. Ja mida siis teha? Kuidas ära tunda kurjust? Esiteks, kurjus ahvatleb välisega. Tihtipeale märkame kellegi suurust väliste tegurite järgi. Aga Piiblis on korduvalt kohti, kui võtame näiteks kuningas Taaveti loo, siis ütleb seal Jumal prohvet Saamulile, kes pidi võitma uue kuninga, et vaadaku ka seda kõige nooremat venda, kes oli parasjagu karjatamas, samal ajal kui Saamuel, kes vaatamas tema vanemaid vendi. Inimene näeb välist, aga Jumal näeb südant. Piiblis on tegelikult väga palju kangelasi, kes meile inimestena tunduvad läbikukkunutena. Mitte need superstaarid, keda me väliselt hindaksime. Aga see ongi sellepärast, et Jumalal on vaja inimesi, kellel on õige südamehoiak ja alandlikkus. Ja läbi nende ebatäiuslike inimeste paistab tegelikult välja Jumala täius. Sest kui midagi vägevat teeb keegi, kellelt seda niikuinii kõik ootavad, siis ei tundu see nii imeline ega erakordne. Ilmutuse raamatu alguses ongi kohe läkitused 7 Aasia kogudusele. Jeesus saadab läbi Johannese neile sõnumid. Mitmele jagub kiidusõnu, et nad on rasketel aegadel vastu pidanud ja ustavad olnud. Aga seal on ka etteheiteid. Ja ilmutuse raamatu 3. peatükis salmist 15 heidabki Jeesus ette Laodikeia kogudusele, kes on pealtnäha rikas, aga vaimult vaene, et ta ei ole kuum ega külm. Ta on leige ja leige, et sülitab ta oma suust ehk kogudusest välja. Ta heidab ette, sa ütled, et mina olen rikas ja mul on rikkus küllalt ning mul ei ole puudu milleski. Ega tea, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Väline rikkus, jõukus või prestiiž üksi nendest ei piisa. Seal võis olla rikkaid kaupmehi, võimsad inimesi, mõjuvõimuga inimesi, aga lõpuks see kogudus ise oli jäänud tühjaks. Ja on alati oht, et meil see põhifookus kaob ära. Kui me näeme, et meil läheb hästi, inimesi tuleb juurde, produktsioon on vägev, siis on risk, et see kõige olulisem sõnum jääb tahaplaanile või läheb juba ise fookusest välja. Ja ega juudidki, nad tegelikult pettusid Jeesuses. Nad lootsid, et Messias on nagu vallutaja, kes tuleb, lööb roomlased minema, sest nad olid Rooma okupatsiooni all, taastab Iisraeli riigi vägevuse, ühendab selle ja hakkavad jälle piirkonnas valitsema. Ja siis tuli Jeesus, kes õpetas ja rääkis vaenlase armastamisest, käis söömas prostituutide ja maksukogujate ja muude pättidega ja tegelikult kõige rohkem sarjas just tollaseid religioosseid autoriteete, kes olid näinud vaeva, et oma elustiili seada, järgida seadust piinliku täpsusega, väliselt paista laitmatud. Aga tegelikult olid Jeesuse sõnul nagu lubatud haud, väljast ilus, aga sees täis surnute luid.
Teiseks, midagi, mis on igale kogudusele keeruline, on see, et kõige kavalam kurjus tuleb seestpoolt. Kogudusi võivad rõhuda välised jõud, valitsused võivad neid taga kiusata, aga kõige keerulisem on siis, kui lahkhelid hakkavad koguduse sees hargnema. Valeõpetused või kõrvalekalded, sisemised tülid. Kõik sellised asjad on teatud mõttes veel hullemad kui väline rõhumine. Sest kui on välimine rõhumine, aga sisemine ühtsus, siis on palju lihtsam sellele vastu pidada. Teises peatükis salmides 13-15 heidetakse Pergamoni kogudusele ette just valeõpetuste talumist. Ja Jeesus ütleb neile, ma tean, kus sa elad, seal, kus on saatana troon. Ja sa pead kinni minu nimest, ega ole salanud minu usku ka neil päevil, mil Antipas, minu tunnistaja, minu ustav, tapeti teie juures, kus elab saatan. Kuid mul on pisut sinu vastu. Sinu juures on neid, kes peavad kinni Bileami õpetusest, kes õpetas Baalakit panema püünispaela Iisraeli laste ette, sööma ebajumalate ohvreid ning hoorama. Nõnda samuti on ka sinul neid, kes peavad kinni Nikolaiitide õpetusest. Nikolaiitid olid samuti üks sekt ja Bileami puhul viidatakse tegelikult juba 4. Moosese raamatule, kus siis seal taheti, et üks prohvet räägiks valet Iisraeli rahvale. Tüatira kogudusele on samuti Jeesusel kiidusõnum. Neil on tegusid, usku ja teenimist, aga siis ütleb Jeesus, mul on sinu vastu, et sa sallid naist Iisabeli, kes nimetab end prohvetiks ning õpetab ja eksitab minu sulased hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid. Just need sisemised lõhed ongi, ma arvan, kõige keerulisemad. Me ju tahame kogudusena olla avatud inimestele, me tahame, et igaüks, kes vähegi saab, tuleks, teeniks kaasa, me ootame, me kutsume inimesi, aga kuskil tekib punkt, kus üks tõrvatilk meepotis võib ära rikkuda kogu mee. Ja ongi risk, et see hakkab kogudust mürgitama. Ja see on, ma arvan, iga koguduse vanemate ja juhtkonna üks raskemaid dilemmasid. Mida teha, kui tundub, et kellegi käitumine või õpetus, mida ta hakkab levitama, hakkab koguduse põhisuunast mööda minema, hakkab piibliõpetusega vastuollu minema. Ja kindlasti on väga palju variante selles mõttes, et mõnikord on see lihtsalt teine fookus. Selleks meil ongi erinevad denominatsioonid, erinevad konfessioonid, erinevad tüüpi kirikud, kus rõhuasetused on erinevad. Kellele on olulised sakramendid, kellele protseduurid, kelle jaoks vaikus ja vagadus, kes vajab, et paneme ülistuses täiega, et korralik rock-kontsert. Inimesed on väga erinevad ja Jumala teenimise viisid on erinevad. Aga see põhiküsimus on, et kuidas ära tunnetada, et õpetus on vale, et miski läheb juba mööda piibliõpetusest, ei too enam au Jeesusele, viib Jeesuse õpetust meid eemale. Ja see ei ole üks ühele, see ei ole must-valge, seal ongi vaja tunnetust. Üks asi, millest Ilmutuse raamat ja piibel mitmes kohas evangeeliumites räägivad, on see, et kurja tunneb ära tema viljadest. Ehk ei loe ainult sõnad, mida räägitakse, me peame vaatama, mis see üldine pilt ka tegelikult on. Jeesus ütleb Mattuse evangeeliumis 7. peatükis, hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas. Seespidi on aga kiskjad hundid. Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt, ega viigimarju ohakalt. Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Ja mis need konkreetsed viljad võivad olla? Sellest omakorda räägib Paulus kirjas Galatlastele, 5. peatükis salmides 19-23. Lihaliku loomuse teod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan. Nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus, millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Need küsimus ongi, millist vilja need inimesed oma eluga kannavad. Kas see toob rahu, kas see toob armastust, kellele see üldse au toob? Need on küsimused, mida me peame küsima. Isegi kui sõnad justkui lähevad kokku piibliga, räägitakse päästest ja armastusest, andestusest, siis samamoodi tegutseb siin ilmas ka sekte, kellel on samuti piibel, aga neil on oma tõlgendus sellest ja omad valikud, mille nad on teinud. Ja kas see isik või liikumine, kes meile justkui tundub Jumala saadikuna, kas ta toob au lõplikult Jumalale või toob iseendale aule?
kas nad ahvatlevad meid rikkuse ja võimuga või üritavad ise rikkust ja võimu, kontrolli ja raha ja kuulsust saavutada. Et kuhu need teod lõpuks viivad? Üks hea näide, millest Jeesus ka rääkis, kui Riste Johannes oli vangistatud, puudutas Riste Johannese küsimust Jeesusele, et kas tema on Messias. Riste Johannes oli prohvet, kes käis Jeesuse eel ja tema mõte oligi, et ta tasandab mingis mõttes teed Jeesusele. Räägib juba Jumala riigi tulemisest, kutsub inimesi üles meeleparandusele ja oma lõpupäevil oli ta vangistatud ja hakkas kahtlema, kas Jeesus on ikka Messias. Ja siis ta saatis oma jüngrid Jeesusele küsima, kas sina oled see? Ja Matteuse 11. peatükis on nõnda öeldud, et kui siis Johannes kuulis Kristuse tegudest, saatis ta oma jüngrid temalt küsima, kas sina oled see, kes pidi tulema või jääme ootama teist? Ja Jeesus vastas, minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutakse evangeeliumi. Ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Nii et Jeesus selle asemel, et lihtsalt öelda jah, ma olen see, ei vasta siin otsese küsimusele, vaid ütleb, näed, siin on tõendid, vaata neid vilju. Ja see viljade märkamine, viljade otsimine ja läbikatsumine ongi kõige olulisem tegelikult. Ja ma arvan, et see ongi, miks piiblis on palju pealt näha ka vastuolulisi väiteid, et ühes kohas öeldakse, minge tapke see rahvas ära ning ärge mitte kedagi ellu jätke, ja teises kohas räägitakse, et armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest. Me tahaksime vahepeal konkreetsemaid vastuseid oma küsimustele. Põhjus, miks need ei ole, on esiteks see, et on väga raske kirja panna igale elukorrale vastav täpne õpetus. Juudid üritasid seda teha tooraga, oma seadusega. Iga asi reglementeerida ära, millal tuleb midagi teha, kuidas kedagi karistada, mis on õiglane vastus mingisugusele pahateole ja nii edasi. Aga me teame, et inimesed ise hakkavad siis välja mõtlema viise, kuidas kõrvale hiilida ning kuidas meie keeli jokkskeeme teha, nagu me Eestis kutsume neid. Nii et lõpuks on piibli sõna selline, et võib olla alati, ta ei ole see, mida me tahaksime, et oleks, aga ta on see, mida Jumal teab, et meil on vaja kuulda. Ja ta peabki sütitama meist seda arutelu, seda küsimust, mis selles olukorras oleks õige teha. Näiteks, valetada ei tohi, aga kui valetada, et päästa kellegi elu. KGB otsib su sõpra, kes parajasti redutab sinu juures, nüüd nad on sinu ukse taga ja küsivad, kas sa tead midagi tema tegemistest? Kuidas sa käitud selles olukorras? Kui võtta üks kirjakoht kontekstist välja rebituna, siis võid igale tegevusele mingi õigustuse leida. Näiteks orjad, olge oma maistele isandatele kuulekad nagu Kristuse kartuse ja värinaga siiras südames. Ehk siis selle järgi võiks öelda, et orjandus on okei. Ja kuidas siis aru saada, kes räägib tõtt ja kes valet? Selleks tulebki inimesed ja sõnumid läbi katsuda, ehk on vaja eristamisvõimet. See on see, mis ei ole mustvalge. On mingid äärmused, kus me ütleme jah, enamuste jaoks see on vale. Ja isegi mitte kristlaste jaoks on paljud asjad valed. Aga väga palju sellist, mis vajabki just tunnetust. Kirjades kogudustele on see samuti olemas. Teises peatükis 1. ja 2. salmis ütleb Jeesus Efesose kogudusele, keda ta kiidab. Ma tean su tegusid ja vaeva nägemist ja kannatlikkust ning et sa ei või sallida kurje ning et sa oled läbi katsunud need, kes ütlevad end olevat apostlid, kuid ei ole. Ja sa oled leidnud nad olevat valelikud. Siin saab kogudus kiita just selle eest, et nad on läbi katsunud, nad on olnud väga kriitilised selle suhtes, kas need rääkijad tõesti on Jumala saadikud. 1. Johannese kirjas peatükis 4, salmis 1 räägib Johannes just läbikatsumisest. Ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju vale prohveteid on läinud välja maailma. Te tunnete Jumala vaimu sellest. Iga vaim, kes tunnistab Jeesus Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast. Ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid see on antikristuse oma, kellest te olete kuulnud, et ta tuleb ja nüüd ta ongi juba maailmas. Teie lapsed olete Jumalast ja olete nad ära võitnud, sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas. Nemad on maailmast, seepärast nad räägivad nagu maailmgi ja maailm kuulab neid. Meie oleme Jumalast, kes on Jumala ära tulnud, see kuulab meid. Kes ei ole Jumalast, ei kuula meid. Sellest me tunneme ära tõe vaimu ja eksituse vaimu. Need siin annab Johannes mingis mõttes ka lohutust meile, kes me oleme sõnumi vastu võtnud, kellele tundub
evangeelium loogiline, et Jumal on kõige kuningas, talt tuleb pääste, igavene elu peaks minema nii-öelda korda, kõik on hästi, kui sa oled õigel teel. Aga maailmal ongi see arusaamatu, sest see loogika ei tööta täpselt samamoodi nagu ülejäänud maailmas. Et kuidas saab olla tapetud ohver võidusümbol näiteks. Täielik alandlik surm, nagu Jeesuse ristilöömine oli. Inimeste väljamõeldud religioonid on ajaloos enamasti mänginud sellisel loogikale, et mina pean midagi tegema ja siis on Jumal mulle armuline. Kristluses on loogika tegelikult vastupidi. Arm on meil juba käes, see on tasuta, me ei vääri seda, aga see meile antud ja meil on vaja ainult see vastu võtta ja meelt parandada. Enamikus religioonides on loogikat, aga sa pead midagi tegema ja siis Jumalad või Jumal vastavad sulle, aga sa ei suuda seda ideaali mitte kunagi täita ja alati püüdlema ja võidki ikkagi komistada oma pattudesse. Apostlite tegudes peroialased sai kiita, et nad võtsid sõna vastu täie innuga ja uurisid iga päev pühakirjast, kas see on nõnda. Ehk siis kui võrrelda pühakirjaga, piiblikaanon ei olnud veel sellisel kujul tollal kokku pandud, oli rohkem eri rullraamatuid ja ei olnud kokku lepitud, mis siis see nii-öelda kristlaste standardmaterjal on. Aga sealsed inimesed uurisid, kas see, mida apostlid räägivad neile, läheb kokku sellega, mis on varasemalt kirjutatud. Nii et sellest tulenevalt, kuidas eristada, selleks on vaja tarkust. Ja kust tarkust saada? Piiblist. Ilmutuse raamatus on mitmes kohas öeldud, et siin on vaja tarkust, siin olgu mõistust. Nende dilemmade tõlgendamine eluolukordades, kas on siin Jumala tegutsemine, mis on Jumala tahe, see ei olegi nagu, ma ütlesin, lihtne. Aga õpetussõnad 1.7 ütleb, et issanda kartus on tunnetuse algus. Meeletud põlgavad tarkust ja õpetust. Ja esimeses psalmis on öeldud kohe alguses, õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel issanda seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad. Kõige parem viis seda eristamist, tunnetust ja võimet saada on tegelikult tunda Jumala sõna. Ja näha, kas see, mida me näeme ja kuuleme, läheb tema sõnaga kokku. Üks hea õpetlik lugu tuleb Matteuse evangeeliumi 4. peatükist, kus Jeesus on just ristitud, ta on kõrbes 40 päeva paastunud ja siis tuleb saatan teda kiusama. Kõigepealt ütleb saatan, et kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks. Aga Jeesus vastab talle, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Nii et siin tsiteerib Jeesus 5. Moosese raamatut, peatükki 8, salm 3. Nii et jällegi, kui sul on Jumala sõna käepärast, ongi see tegelikult üks parimaid relvu saatana valede vastu. Ja on kohti, kus ma tean pühapäeva koodides samamoodi, lastele tegelikult õpetatakse piibli salme pähe. Just alguses võib tunduda see nagu luuletuse pähe õppimise kohustusena, aga tegelikult elus väga kriitilises olukorras võivad need salmid just meile appi tulla. Järgmiseks siis kurat võttis Jeesuse pühasse linna, pani ta seisma pühakorra harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on, sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Ja see on võib-olla kõige kõnekam näide sellest, kuidas saatan võib ise tsiteerida pühakirja. Ta tegelikult ei tsiteeri seda otse, vaid parafraseerib natukene. Ja ta parafraseerib psalmi 91, salme 11-12, mis tegelikult ütlevad, sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Nii et saatan võtab sellest tõotusest välja kõigil sul teedel osa, kus on mõeldud seda, et kui sa käid Jumala teed, Jumala tahtmisteed ja sind tabavad ohud, siis Jumal kannab sind neist läbi. See on tema lubadus. Aga saatan pöörab selle hoopis selliseks, et tee ise, mida tahad, pane ennast ise ohtlikesse olukordadesse ja kuna Jumal on lubanud sind aidata, siis Jumal peabki tulema ja ta peab sind päästma sellest olukorrast. Et see on üks kavalamaid valesid, kombineerida Jumala sõna ja siis muuta natuke selle tähendust. Mõtad mõne sõna välja, muudad tegelikku mõtet. Ja Jeesus vastab talle, samuti on kirjutatud, sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Jeesus siin tsiteerib samuti 5. Moosese raamatut 6.16, kus öeldakse, ärge kiusake issandat oma Jumalat, nõnda nagu te teda massas kiusasite. See massa kiusamine on siis olukord, kus Iisraeli rahvas on just Egiptusest välja tulnud, Jumal on nad imekombel viinud läbi Punase mere ja siis nad ütlevad, meil on janu,
kas me tulimegi siia surema ja hakkavad karjuma ja kisendama, et võiks tagasi Egiptusesse minna. Seal me vähemasti janusse ei sureks. Nüüd selles Mattuse evangeeliumi loos 3. etapp on see, et kurat võtab ta kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitab talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütleb talle: selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad. Siis Jeesus ütles talle: mine minema, saatan, sest kirjutatud on: kummardama issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Et siin tsiteerib ta 5. Moosese raamatut 6.13. Jumala sõna on tegelikult kõige parem relv nende valede vastu. Aga nagu ma ütlesin, kõike tuleb vaadata tervikuna. Ükski asi ei ole otseselt must-valge selles mõttes, et lihtsalt mõnda kirja kohta teades saame me alati leida õigustusi igasugustele tegudele, näiteks kas orjandusele või genotsiidile. Lõpuks tuleb tunnetada seda tervikut, milline on Jumala iseloom läbi Piibli olnud. Ja seal on tegelikult väga palju erinevaid aspekte. Vanas testamendis on Jumal rohkem kui karm valitseja. Väga palju on seda, et kurjus tuleb ära lõigata, ära hävitada. Uues testamendis on fookus armulisusel, andestamisel, üksteise noomimisel. Ja kõigist nendest vana testamendi lugudest on tegelikult ka samuti väga palju õppida Jumala iseloomu kohta. Et see ongi see, mida me peaksime tegelikult otsima. Me tahame oma isa, oma eluvalitsejat tundma õppida. Tunnetust annavad ka elukogemused. Ma ise olen 37-aastane, ma olen näinud midagi juba. Kooli lõpust on mul, keskkooli lõpust möödus juba 18 aastat, ehk ma olen näinud, mis viljad minu enda tegudel on olnud, olen näinud ka teiste eludes, mis juhtub, kui sa teismeelisena mõne otsuse oma elus teed ja millise eluteele see sind suunata võib. Noorematel inimestel on neid võrdluspunkte elus praegu veel vähem, aga selle jaoks on tegelikult olemas ka kaunid kunstid ja kirjandus, filmid, mis üritavad meile samuti neid õppetunde anda. Ja võib-olla üks hea näide eristamisest on see, millel ka Jeesus tähelepanu juhib, aga vastupidises olukorras, et kui tunta ära headuse jõudu. Ja see puudutab riste Johannest. Markuse evangeeliumis 1.6 öeldakse nõnda, et Johannese riietus oli kaameli karvadest ja tal oli nahkvöö ümber ning ta sõi rohutirtse ja metsmett. Varasemalt on ka öeldud, et Johannes habemesse ega juustesse ei tohtinud habemenuga puutuda, seega ta nägi välja metsik, ta täiesti karva kasvanud. Ja samuti pidi ta alkoholist hoiduma terve elu. Ta oli pühendatud Jumala teenimisele algusest peale. Mattuse evangeeliumis ütleb Jeesus nõnda, sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud ja nad ütlevad, tal on kuri vaim. Inimese poeg tuli, sööb ja joob ja nad ütlevad, ennäe, see inimene on söödik ja meinijoodik, töllärite ja patuste sõber. Ometi annavad tarkusele õiguse ta teod. Et siin juhib Jeesus tähelepanu sellele, et Johannes nägi välja küll metsik, erines oma riietuselt teistest ühiskonnaliikmetest ja tema sõnumit ka ei võetud omaks suures plaanis. Siis tuleb Jeesus, kes on viisakas kodanik, tal on amet, ta on välimuselt hoolitsetud, käib sünagoogides rabidega vaidlemas, arutleb pühakirja üle, käib kaupmeeste juures söömas, on sotsiaalselt tegus, aktiivne kodanik, aga siis saab ta ikkagi pähe selle eest, et ta on patuste juures käinud ega täida puhtuse reegleid. Eks lõpuks need, kes ei taha Jumalat tunda, leiavad alati viisi, kuidas mõni viga leida seal juures. Ja jällegi, meil on see tunnetus, isegi kui keegi tuleb ja näeb võib-olla natuke metsik välja, me peame ikkagi läbi katsuma, kas see sõnum, millest ta räägib, toob au Jumalale. Kokkuvõtteks. Alati tasub arutleda ja mõelda selle üle, mida me kuuleme. Võrrelda seda Piiblis kirjutatuga, arutada teistega, mitte üksinda jääda, sest selline pime autoriteedi jälgimine on ka sooduspinnas sektantluse tekkeks. Tekib mõni karismaatiline juht, kes oma õpetusega võib saada endale väga palju järgijaid ja kes on lihtsalt niivõrd inimesed, kes on siis lihtsalt niivõrd lummatud selle inimese karismast ja isiksusest. Nii et mõtle alati, kellele need sõnad ja teod au toovad, mis on nende inimeste tegude viljad, kas siin inimese elus on näha piibellikku mõtteviisi, kas tal on see alandlikkus, mis paneb Jumala esikohale. Ta ei pea olema perfektne, keegi ei ole perfektne, aga üks tähelepanek, mida üks pastor oma raamatus on kirjeldanud, on see, et kui ta reisib, satub lennukis tihti peale kaasreisijatega rääkima, millega tegeleb. Ja eks ikka tuleb välja, et tema on pastor. Ja siis, kui inimesed ütlevad, et nad Jumalasse ei usu, siis palub see pastor kirjeldada vestluskaaslasele oma arusaama Jumalast. Ja kui inimene hakkab kirjeldama, saab see pastor aru, et
see ei ole tegelikult Jumal, keda tema tunneb. Et inimestel võib olla teistest inimestest mõjutatud või kes teab, mis kultuurilises kogemuses tekkinud ettekujutus Jumalast, mis tegelikult ei vasta sellele, mida me piiblist leiame. Selle jaoks tulebki tunda Jumala sõna, õppida tundma Jumala iseloomu, et meil oleks see tunnetus, mis on mingis olukorras õige asi teha ja kes räägivad õiget juttu. Seega püsi kriitiline, loe Jumala sõna, arutle selle üle ning taotle Jumalalt seda eristamisvõimet. Sisukat arutelu teile kogukondades või üksinda.